Tere tulemast! Ja mul on hea meel anda edasi mõned sellised algusesõnad meie teabepäeva puhul. Ja mul on tõesti väga hea meel teid siin täna tervitada ja mul on tõeliselt suur rõõm näha nii palju valdkonna rahvast koos ühes ruumis. Ja tõesti nii palju inimesi, kes igapäevaselt seisavad selle eest, et meie kultuuripärand oleks hoitud ja väärtustatud. Ja tõsi on see, et sellist kohtumist pole ammu toimunud. Me jäime isegi Henriga mõtlema, et kas on kunagi toimunud. Mõned kolleegid varasemast perioodist siiski mäletavad, et mingil hetkel muinsuskaitse järelevalve on teabepäeva formaadis koos käinud, aga ma ütleks, et ongi viimane aeg selline üritus ära korraldada. Ja mul on hea meel, et meil on selline võimalus siin koos olla ja tõesti rääkida siis olulistel teemadel ja küsida ära küsimused, mis on võib-olla pikalt hingel olnud. Ja ma tahaksin öelda seda, et viimased aastad muinsuskaitse valdkonnas on minu hinnangul olnud üsna põhimõttelised ja on olnud päris palju muutuseid. Ja 2019 aastal jõustunud muinsuskaitseseadus on kindlasti üks nendest põhjustest, mis on andnud siis meile ka uusi võimalusi ja avanud meile rohkem paindlikkust pärandi hoidmisel. Ja samuti on see pannud meid kriitiliselt üle vaatama varasemaid praktikaid ja tööpõhimõtteid. Ja ma tahaksin siinkohal veel esile tõsta ka siis muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamist, mille käigus on siis samuti toimunud väga palju erinevaid selliseid sisulisi arutelusid. Ja nende arutelude keskmes tihtipeale oligi just see küsimus, et millised need muinsuskaitselised väärtused käesoleval hetkel on, mis on kõige olulisemad ja kuidas me saaksime siis neid kõige paremini koos hoida. Ja muinsuskaitselise järelevalve teostajatel on selles kõiges väga oluline roll. Ja seetõttu on hästi oluline, et me kannaksime kõik samu väärtuseid ja oleksime ühes inforuumis. Ja me oleme märganud, et muinsuskaitselise järelevalve praktika võib olla üsna erinev ja see on meid pannud Muinsuskaitseametis mõtlema selle peale, et kuidas me saaksime seda praktikat ühtlustada ja millised on siis võimalused ka meie vahelist koostööd tõhustada. Sest et omakeskis me räägime küll muinsuskaitselisest järelevalvest kui muinsuskaitse käepikendustest objektidel. Ja seetõttu on tõesti oluline olla ühes hingamises. Ja seetõttu olemegi siis võtnud Muinsuskaitseametis järelevalve teostamise teadlikult fookusesse ja tänane õppepäev on siis esimene samm selles suunas. Ja võib-olla natukene ka lähiaja plaanidest, et meil on päris mitmeid mõtteid selleks aastaks ja pärast siis tänast infopäeva on meil plaanis võtta ette ka siis sellise hea tava koostamine, mis võiks olla selliseks üldiseks tugimaterjaliks nii meile endile Muinsuskaitseametis, kuid ka eelkõige siis muinsuskaitse järelevalve teostajatele. Ja see annakski võimaluse siis koondada erinevaid põhimõtteid ja kokkuleppeid, mis aitaks muuta järelevalvet selgemaks ja ühtlasemaks. Ja siinkohal on kindlasti hästi oluline see, et kui me seda kõike koostama hakkame, et teie panus on siin äärmiselt oluline. Ja mõttes on ka see, et teeks ühe kohtumise veel sügisel, kus me siis saamegi ühiselt ette võtta selle hea tava dokumendi, pidada maha vajalikud täiendavad arutelud ja tõsi on tegelikult ka see, et tänasest teabepäevast jäi välja väga palju aktuaalseid ja häid teemasid veel, mida me siis saaksime täiendavalt fookusesse võtta. Ja julgustangi teid tänasel koolituspäeval aktiivselt kaasa mõtlema, küsima küsimusi ja kindlasti vahetama oma kogemusi. Ja soovingi kõigile siin viibijatele sisukat ja inspireerivat õppepäeva. Aitäh!